ja tahtsid, said natukene selle söömise praktilise poolega tutvust teha, nüüd liigume edasi teooriate. Ja ega siin pikalt ei ole, päev on olnud juba huvitav, loodetavasti saate neid teemasid arutada, mida te siin kuulete. Ja väga loodan ka, et saate sinna enda paremaid muljeid nende lehtede peale endiselt kirja panna, et kindlasti tahaks väikse kokkuvõtte sellest konverentsist teha ka. Aga, et pikemalt seda lava siin mitte varastada, siis Kristel Ehala-Aleksejev, palun. Nii, tere pealelõunat minu poolt ka. Et mul on ääretult hea meel rääkida peale seda kahte eelpool kõnelenut, et kuidagi selline tunne on, et saadeti mulle need eelnevad loengu teemad või rääkijate teemad kohale, et no üks ühele jookseb nüüd see jutt sinna eelmiste teemade otsa. Toidust ma räägin ja toitumisest ka natukene, aga ma tegelikult nende lihaste juurest tahaks minna rasvumise juurde ja rääkida rasvast. Kui ma millegiga siin arsti elus olen väga pikalt tegelenud, tänaseks üle 15 aasta, siis on see inimese rasvumine ja inimese rasvude sõna otseses mõttes igat pidi. Ja ma usun, et Mart suutis teid veenda, miks meile on lihaseid vaja. Ja ma loodan, et minu jutt rasvast ja rasvumisest aitab teil veel paremini mõista, miks me ei peaks seda liigset rasvkude endale nii-öelda juurde kasvatama. Ja räägime mõnedest meestele olulistest teemadest, mis on rasvumisega seotud. Et me elame muutuvas maailmas ja me kõik teame, mis viimasel aastal on toimunud meie ümber, see ei ole olnud kerge aasta, et piirid meie ümber on hägustunud ja sellest on tulnud väga palju probleeme. Aga need piirid ei ole hägustunud ainult meie ümber, vaid need piirid on hägustunud ka meie sees. Et viimase 20-30 aasta jooksul on nii palju muutunud, et siin juba ka täna esimene kõneleja tõi välja neid probleeme, me ise arutasime, et mis siis toimub meie sees, miks on nii raske toime tulla, miks on nii palju probleeme, aga nende piiride muutustega on muutunud ka mehe ja naise rollid. Arusaamine nendest rollidest ja meis endis on sageli kahtlused, et mis see siis nüüd on õige või kuidas ma peaksin käituma. Et juuresolev pilt kõneleb väga hästi neist muutunud rollidest. Et see ei ole mingi naljapilt, võib-olla osad teist teavad ka, et see on üks 10-15 aasta tagune lugu, see on inimene, kes tuli siia ilma naisena, otsustas oma elu jooksul muuta sugu ja kui ta abiellus, siis selgus, et tema naine tervislikel põhjustel lapsi ei saa ja võttis ta siis lapse kandmise enda peale. Nii et minu meelest tõi ta ilmale 2 last. Et jah, siin on meil siis olemas rase mees. Et see ei ole seebiooper, see on tegelik elu. Et vot sinna me oleme jõudnud nendes muutuvates maailmades ja nendes piiride muutumisega. Kas see meeldib meile, ei meeldi, aga meil on vaja kohaneda. Ja selleks, et anda teile siis mingit nagu tugisüsteemi, püüame rääkida sellest, kuidas üks mees areneb meheks, mis on seal määrav ja mis juhtub, kui me võib-olla ei hooli ega hoolitse enda eest piisavalt. Nüüd, kui sellest lootest ema sees areneb välja siis laps, tuleb ta siia ilma, kasvab noorukiks, poisiks, meheks, siis selles süsteemis kesksel kohal on meeshormoon testosteroon, mida me võime julgelt lugeda androgeenide kuningaks, meeshormoonide kuningaks. Ilma selleta teist ei saa mehi, ei arene välja sugutunnused, ei ole võimalik kanda sugu edasi, ehk siis
viljakusvõimet ei ole, seksuaaltung, kõik sõltuvad sellest testosteroonist. Ja seesama suurem lihasmass, mis teile mehed on omane, mille teie olete looduse poolt kaasa saanud, sõltub ka testosteroonist. Nii et suurem lihasmass, kui nüüd eelpool kõneleja tsiteerida, annab teile ka suurema põhiainevahetuse ehk selle sama, et teie kulutate istudes praegu, kellel on lihased olemas ja ma näen, et siin tõesti pilt on väga hea, et teie kulutate rohkem kui meie naised, vähemalt ideepõhiselt. Ja tänu testosteroonile on teil ka väiksem raskuemass. Me vaatame pärast natuke lähemalt seda süsteemi. Meditsiinis on pandud paika täiskasvanutele siis mingid piirväärtused ja nagu siit näha, see piirväärtuste ala on küllalt lai, kuskil 12–28 ja üle 50 siis natukene nihutatuna allapoole. Ja koheselt tekib täiesti õigustatud küsimus, ma arvan, kuna seda küsivad minu käest ja kolleegide käest ka patsiendid, et kas ma olen siis mehem mees, kui minu testosteroon on kõrgem. Et oleks täiesti vale väita, et meheks olemine sõltub ainult testosterooni väärtusest. Aga see on ka üks ühiskonna kuvand praegu. See ei ole sugugi haruldane, kui mees tuleb vastuvõtule ainult selle pärast, et tal on vaja tõsta testosterooni väärtust. Samas teame me kõik kolleegidega lugusid, kus testosterooni väärtused ei ole sugugi väga kõrged, pigem võib-olla jäävad normi allotsa või isegi allapoole neid toodud norme, aga mees elab täiesti täisväärtuslikku elu, on heas vormis, on suurepärastes peresuhetes, omab mitut last ja ei ole tema elul viga midagi. Et arstina ei ravime numbrit. Mis võib olla probleemiks? Võib olla näiteks testosterooni väärtuse väga järsk langus, et ühel hetkel oli mul 20, järgmisel hetkel on 12. 12 on ka nii-öelda normiväärtus, aga see langus on olnud liiga suur. Nii et see number on oluline, aga teda tuleb vaadata koos väga paljude teiste faktoritega. Tõsta kontekstist välja testosterooni väärtus ja öelda, et see määrab nüüd minu elu, ma ei saa kasvatada lihaseid, mul ei ole piisavalt elujõudu ja nii edasi, siis nii lihtne see asi ei ole. Ja kui minna lihaste juurde, kuna see on nii aktuaalne teema, mul ei ole ühtegi nädalat, kus mul ei tule patsiente selle teemaga, siis lihastüübid on erinevad, ega kõik ei saagi päris ühtmoodi neid lihaseid kasvatada, et kõigepealt tuleb ikkagi iseennast ka tundma õppida, et mis on minu kehale omane, mis on minu võimalused. Nii. Ja tõepoolest jah, et see testosterooni tase annab küll sellist elaani, elujõudu, tagab ka luude tervist, energiat, loomulikult ka seksuaalenergiat ja testosterooni puudust on seostatud ka meeste depressiooniga. Ka ütleme praeguse aja, pimeda aja üheks tagajärjeks võib olla teatud meestel testosterooni langus, et mõned mehed on väga tundlikud sellele valguse ja pimeduse mängule nii-öelda aastaringis. Me oleme ka seda kolleegidega teinekord näinud selliseid mehi. Aga see ei ole kõigil ja nagu ma ütlesin, alati tuleb pilti vaadata laiemalt. Aga jah, testosteroonil on kogu mehe toimimises keskne roll. Nii, ma ikka tahan kuskile valesse suunda. Ja nii nagu oli näha, et see testosteroon määrab mehe keha kompositsiooni, loob nii-öelda selle mehe keha kuvandi, siis on ta tõesti seotud läbi selle keha kaalu kompositsiooni üldtervisega,
on seotud seksuaaltervisega ja ka vaimse ja füüsilise heaolu ja tervisega. Et kui teinekord võib küsida, et kuidas see siis nagu see keha kompositsioon või minu kehahoid on seotud selle vaimse tervisega. Ei ole vaja väga palju, kui inimene tuleb, eks ju, niimoodi uksest sisse. Väga raske on uskuda, et ta on väga rõõmus. Või mõni, eks ju, kehahoid räägib inimesest väga palju. See, kuidas ma oma jala asetan, oma pea asetan, oma käe asetan, et tegelikult, kui me natukene ringi vaatame, hakata teie nägudesse vaatama, juba tuleb info. Ja see on ka info. Seesama liigutus, mida ma siit eest nägin, on ka info. Mind ei ole, ärge mind puutuge. Laps teeb ju seda. Lapsele piisab mängust, kui Kristjan Port rääkis mängust. See on ka mäng, mind ei ole, laps usub. Okei, aga kuna selles loengu pealkirjas oli sõna armastus, siis selle sama tervise kontseptsiooni sisse tõin ma ka 3 põhilist armastuse komponenti, mis võiks olla ühes suhtes olemas. Kirglik armastus ehk eros, siis nii-öelda kõike andestav, kõike mõistev, tingimusteta armastus, agape ja ka pühendumus on siis selle agape osa. Ja fiilia ehk siis huvi, soov mõista, soov aru saada teisest, tunda lähedust. Nüüd, kui me rääkisime iseenda mõistmisest, õigemini kõigi esimene tänane lektor rääkis sellest, siis me ootame kõike seda paarissuhtelt. Aga väga hea oleks, kui me kõik need armastuse komponendid tooks iseendasse. Me tunneks huvi enda vastu, mõistaks või püüaks mõista ja aru saada, miks mina toimin nii, nagu ma toimin, miks ma olen selline, nagu ma olen, mis toimub minu sees. Et ma oleks andestav, mitte karm enda vastu. Ja kõik, mis ma ette võtan, saaks tehtud kirega. Panna nii-öelda kogu oma sügav olemus nendesse asjadesse, millega ma tegelen. Ja siin ju toodi välja ka ühe märgina algusest, kui me siin kambas arutasime neid vaimseid teemasid, et võib-olla neisse asjadesse, millesse ma ei suuda panustada 100% ja mis ei tekita minus sellist passiooni, et kas seda ongi vaja või kui palju on vaja seda sellesse ringi tuua. Nii et toome need samad armastuse komponendid iseenda juurde. Siis saame me neid arendada ka paarissuhtes paremini. Ja miks siis rääkida kehakaalust? Ma arvan, et numbrid on kõnekad. Et poole Eesti elanikest on kas ülekaalulised või rasvunud. Mehed edestavad siin natukene naisi. Siin on näha, et kokku tuleb varsti pea 60%. Kohe tulevad Tervise Arengu Instituudi uued andmed. Iga korraga, iga 2 aasta tagant on natukene need näidud halvenenud. Kas on mingi koha pealt püsima jäänud või natuke halvenud, aga järjest see trend ikkagi tõuseb. Ja kõige kurvem on võib-olla seis just siin nende 16-24 aastaste juures. Ma ei hakanud varasemaid andmeid tooma, aga võin öelda, et seal on see tõusutrend ehk kõige märgatavam. Siin keskealiste, nooremas keskeas ja keskealiste juures on see trend pigem olnud isegi kergelt positiivne. Nii et probleem on olemas ja kui võtta arvesse hea kolleegi, Tartu Ülikooli kolleegi Triin Egliti doktoritööd, paari aasta tagust doktoritööd,
siis tema oma doktoritöös jõudis isegi sinnamaani, et 30% Eesti elanikest on rasvunud. Ma seda 30 päris ei tahaks uskuda, aga võimalik, et ta sinna 2-30 vahele jääb. Ja kui iga 5. Eesti elanik, iga 5., iga 4. Eesti elanik on rasvunud, siis siin oli juttu ka juba numbritest, nii-öelda rahalistest numbritest meditsiinis, siis võite ainult arvutada, kui palju kulutab see ressurssi. Üks asi on ressursikulu, teine on minu elu. Ja natukene siis sellest rasva hingeelust, et ma usun, et lihaste hingeelule te saite päris hästi pihta, et räägime siis natuke selle inimese rasva hingeelust ka. Meile on vaja raskuda. Juba nii-öelda selle isoleerina nahal, et tagada normaalne termoregulatsioon, elutähtsate organite ümber peab olema väike rasvakiht, et neid kaitsta, et neid hoida, kui on mingi kriisisituatsioon. Nii et päris seda, et korjame rasku ära ja elu läheb ilusaks, ei lähe. Ka siis tekivad probleemid. Et ekstreemsustest tuues näiteks anorektikud kõik teavad, et see ei ole kuidagi tervislik ega kasulik, üliliigne kaalulangus. Ja enamus rasvkoest paiknebki naha alusi, 80% kogu meie rasvkoest. Ja kuskil siis 20% jääb siis nii-öelda organite ümber kõhuõõnde ja nii-öelda see kõhurasvana. Meestel üldiselt rasvude vähem, keskmiselt ei peaks olema rohkem kui 20% kehakaalust, loomulikult vanuse tõusuga see lubatud protsent natuke tõuseb. Noortel meestel ei tahaks näha väga üle 15% kehakaalust, aga jah, keskmiselt 20%. Naistel kuni 30% loetakse normaalseks, võib-olla noored sünnitamata naised väga ei tahaks ka üle 25% näha seda rasva. Aga vanuse tõustes natukene ka see number võib tõusta ja ei juhtu midagi täpselt sellisel juhul, kui seal all on ikkagi ka lihast. Lihaseid tuleb hoida, sellega ma olen 200% nõus. Nüüd, meestel on küll suurem lihasmass, aga geneetiliselt on nad suunatud vööpiirkonna rasvumisele ehk seesama rasvkude, mis asub seal organite ümber vööpiirkonnas kõhusiseselt, on meestel suurem kui naistel. Et kogu rasvamassist 5% ongi just meestel kõhus ja kõhupiirkonnas ja naistel pigem siis puusadel, reitel ja nii-öelda allpool kehal. Naistel see rasvkoemass hakkab suurenema ka mujal menopausis, aga meestel, nagu näha, juba väga varakult, kui see kaal tõuseb, siis ta tõuseb just selle kõhurasva arvelt. Miks on see nii oluline? Kui ma lähen korraks slaidi tagasi, siis üleval on kirjutatud, et rasvkude on aktiivselt toimiv ainevahetusorgan. Et see rasvkude ei ole lihtsalt selline polster, mis annab meile sooja ja talvel on võib-olla ka natuke tore, kui juhtud kukkuma, et kaitseb meid. Aga ta toodab sadu ja sadu erinevaid bioaktiivseid aineid. Ja vot need samad haigused, kui siin me rääkisime diabeedist või eelpool kõneleja rääkis diabeedist, südame-veresoonkonna haigused, siis kõik need on seotud nende samade bioaktiivsete ainetega, mida see rasvkude toodab. Seesama insuliiniresistentsust, millest ka Port rääkis, on seotud ka nende bioaktiivsete ainetega. Neid nimetatakse adipokiinideks, ei ole tähtis, neid on tõesti sadu erinevaid. Aga mida suuremaks läheb see kõhusisene organite ümber olev rasvkude, seda nimetatakse visceraalseks rasvaks, siis seda enam neid organismi kahjulikult mõjutavaid bioaktiivseid aineid meie organismi juurde tuleb. Ja väga kiiresti, et te täna neid järgnevaid slaide paremini mõistaksite, et kuidas siis ikkagi hinnata kehamassi indeksit, ma arvan, enamus teist on mingil eluperioodil arvutanud,
kaalu ja pikkuse suhte näol. Noh, kerge ülekaal, nagu ma ütlesin, vanemas eas võib olla isegi kasutegur, et näiteks üle 60-65 isegi ei tahaks, et kehamassiindeks oleks alla 23. Aga mis iganes vanuses, kui see kehamassiindeks läheb üle 30, siis me räägime rasvumisest ja rasvumine on meditsiiniline diagnoos. Te tulete arsti juurde ja ma mõõdan teil kehamassiindeksiks 30, siis saate endale diagnoosi E66. Nii, et see on jah, kuna rasvumine on alati haiguste risk. Nüüd, miks on kehamassiindeks mitte kõige parem mõõtmisviis? Vot kehamassiindeks ei hinda lihaseid. Töötades natukene sportlastega, siis on mul üks raske jõustiklane, kelle kehamassiindeks olid sutsu üle 30, aga tõsiselt sellest põhiosa moodustasid lihased. Nii et eriti meestel ei pruugi see kehamassiindeks anda väga adekvaatset. Sellised väga heas tugeva lihasmassiga mehed, kellel on ka see lihastüüp, mis tuleb väga kergesti. Sageli nende kehamassiindeks on 26-27 ja ma ei saa kuidagi öelda, et oi, te olete ülekaaluline. Rasvaprotsent on võib-olla 10-12. Nii et ta ei ole selles mõttes kõige parem hindaja ja samamoodi on nii-öelda neid normaalse kehamassiindeksiga inimesi, kui ma võtan tema rasvaprotsendi, siis see on üle normi. Et me nimetame neid siis nii-öelda normkaalulisteks rasvunuteks. Ka neid on. Nii et ta on kõige kergem, kõige sellisem laiakasutuslikum vahend, aga alati tuleb mõelda, et ta ei hinda kehakompositsiooni väga hästi. Üks väga vahva mõõt on vöö ümbermõõt ja kõige lihtsam. Vöö ümbermõõt ei tohi olla suurem kui pool minu pikkusest. Ehk kui mina olen 1,70 m pikk, siis minu vöö ümbermõõt ei tohi olla suurem kui 85 cm. Väga lihtne. Nüüd on pandud siia paika ka riskipiirid veel, et juba suurenenud risk on üle 94 cm meestel ja kindlasti väga kõrge terviseriskiga on üle 102 cm ja vöö ja puusa ümbermõõdu suhe üle 1 viitab samamoodi rasvumisele. Et need on kõik sellised käepärased meetodid ja kui nüüd need kaks kokku panna, siis juba on nad kordades kõnekamad. Või need 2-3 mõõtu kokku panna, siis on juba kordades kõnekam. Loomulikult teadusuuringutes saame kasutada tänapäevaseid vahendeid, magnetresonantsi, kompuuteruuringuid, hinnata ka kaasaegsed kaalud annavad võimaluse juba ka meditsiinilised kaalud, eriti võimaluse hinnata rasvamassi, meil endal töö juures need olemas, et siin on näha nii-öelda vanuse lõikes, kui palju võiks olla see normaalse rasvaprotsendi hulk ja Kristjan Port, ma mõtlesin, ma räägin siin lihastest ka, aga Kristjan Port rääkis selle nii üksipulgi lahti, et minul ei jää siin enam mitte midagi lisada. Nüüd kõik teavad seda ütlust, et paks laps, ilus laps. Mina tulen vähemalt sellest ajast, kus oli see ütlus niimoodi küllalt levinud. Aga presenteerides siin ühte minu lemmikuuringuid läbi aastate, väga ulatuslik, aastakümneid kestnud uuring, rootslaste uuring, mida siis tänaseks on juba teised ka mitmed kinnitanud, näitab väga ilusti, et meie rasvarakkude arv, see konstant, kus ta püsib, määratakse ära kuskil hiliseks teismeea lõpuks. Ennem 20-ndaid. Kuidas kellelgi, natuke see kõigub. Ja seda rasvarakkude arvu hoitakse muutumatuna. See, mis eest ära sureb, nii-öelda kasutatakse elutegevuseks, see ka taastatakse. Nii et kui minu pagas 20. eluaastaks on, ma ütlen, pool naljaga 10 000 rasvarakku ja teisel on 100 000 rasvarakku, siis sellel, kes on
selleks hetkeks pannud endale nii-öelda varuna 100 000 rasvarakku tallele, on risk olla täiskasvanuna rasvunud kordades suurem. Mistõttu tähelepanu lastele ja noorukitele ja selle ea rasvumisele on ülitähtis. Et jah, kasvab välja küll, aga kui kord on juba see rasvarakkude hulk suureks aetud, siis risk olla ülekaaluline täiskasvanu on kordades suurem. Ja tänapäevased moodsad meetodid ehk siis maavähenduslõikuste erinevad versioonid tõepoolest aitavad kaalu ohjata ja päris efektiivselt ja mingitel puhkudel on nad täiesti asendamatud, siis ei kao selle lõikuse tulemusel need rasvarakud. Tavaliselt küsitakse alati selle slaidi juures kohe, et aga kui ma teen, eks ju, rasvaimu. Nii, hästi, ma teen rasvaimu. Tõepoolest, hävitan mingi koguse rasvarakke. Tõmban siit puusa pealt rasvarakud ära, aga oma eluviisi ei muuda. Ei liigu, söön endiselt juhuslikult, põhiliselt kiirtoitu, napsitan kõvasti, siis kuskile peab see üleliigne energia ennast panustama ja lõpeb see sellega, et siia enam panustada ei saa. Aga ühel hetkel avastan ma endal rasvakogumi seal, kus seda üldse ei peaks olema. Näiteks selja peal kõvasti. Et kunagisest väga ammusest ajast Belgias tööd tehes mäletan ma just ühte naist, kes oli lasknud kunagi teha rasvaimu ja sõna otseses mõttes oli tal väga kaunis ja lame kõht, aga kõik, mis läks siit tahapoole, oli ääretult suur. Sest et oma eluviisi ta muutnud ei olnud. Nii et jah, parem, kui me seda pagasit üldse endale väga suureks ei kasvata. Loomulikult inimesed on erinevad, geenid mõjutavad meie elu. Ja ma alati küsin, mis on inimese kaal olnud 20. eluaastal või natuke ennem seda, see annab mulle suure võtme mõistmaks selle oma patsiendi või nõustatava nii-öelda võimalikku potentsiaali. Nüüd, mis mõjutavad kõik seda kehakaalu? Geneetika, absoluutselt. Aga kui me saame mingi geenikomplekti, mis tõepoolest soodustab ülekaalu väga võimsalt, siis see avaldub väga varakult. Tavalistel esimestel eluaastatel või vähemalt juba ennem kooli. Ei ole nii, et inimene on kuskil 20–30-ndateni ääretult sale ja siis järsku hakkavad kurjad geenid toimima. Loomulikult, meil kõigil on erinevaid kaaluga seonduvaid ja kehakompositsiooniga seonduvaid geene ja nüüd meie käitumisviis võib lülitada või välja lülitada teatud geene. Aga et nüüd panna kogu rasvumine ainult geenide süüks, oleks täiesti nii-öelda ebapädev ja nagu ma ütlesin, et kui inimesel mingil põhjusel on väga nii-öelda mõjuvõimsad geenid kaalu osas, siis see avaldub ka väga varakult, väga noores eas. Siis ema tervis. See, milline on ema tervis lapse kandmise ajal, milline on tema toitumine lapse kandmise ajal mõjutab. Sünnijärgne periood, füüsiline aktiivsus, lihased, räägitud teema, toitumine, räägime sellest ka natuke. Ja üks praeguse maailma võib-olla selline väga magusaid teemasid on seedetrakt ja seal elavad mikroobid ehk see mikrobioota, mis on meil seedetraktis. Et on jõutud nii kaugele uuringutega, me oleme väga lapsekingades. Et küll lugedes erinevaid internetiportaale ja doktor Google'i soovitusi, siis jääb mulje, nagu sellest valdkonnast teataks kõike ja jagatakse väga selliseid kindlaid soovitusi, et sööge seda ja teie soolefloora on siis korras. Nüüd, kui rääkida
teadusinimestega, kes igapäevaselt selle teemaga tegelevad ja ega maailmas ringi vaadata, siis me tegelikult oleme nende teadmistega ikka väga-väga lapsekingades. Ja midagi väga põhjapidavat öelda on veel vara, aga me üht-teist juba teame. Ja näiteks meie soolemikroobide kooslus võib määrata selle, kui palju me toidust saame energiat kätte. Oletame, et mina ja doktor Poolamets söövad täpselt ühesuguse lõuna, aga minu organism imendab sellest 100 kalorit vähem kui doktor Poolametsa organism. Ja see lähtub sellest, millised on meie soolemikroobid. Nii et see soole mikrofloora võib mängida väga tähtsat rolli. Ja on tehtud ka katseid hiirtega kantud üle siis saledate hiirte nii-öelda väljaheide paksukestele, nii-öelda paksudele hiirtele ja tänu muutes siis seda mikroobide keskkonda on muutunud ka siis nende katseloomade kehakaal. Seda on saadud juba ka inimestel. Juhuslikult on juhtunud paar korda niimoodi. Et ravi eesmärgil tehakse tänapäeval selliseid protseduure juba. Mitte küll kaaluravi eesmärgil teatud soolehaiguste puhul. Aga nagu ma ütlesin, me oleme kõik lapsekingades selles, aga kõik need asjad mõjutavad meie aju toitekeskusi ja vot sellest nüüd lähtub, et milliseid bioaktiivseid aineid toodab meie aju, milliseid bioaktiivseid aineid toodab meie organism, seesama raskude, kas me tunneme enam küllastust või meil on pidev näljatunne. Ehk pigem isegi isu. Näljast me sööme väga harva. Nälja me kustutame kiiresti. Aga me oleme sageli isude küüsis ja see on meie kõige suurem vaenlane ja isude põhjusest siin ka Port rääkis, eks ju, et valed valikud, liiga ühekülgne toitumine, et see suurendab isusid, sest kuna meil ei ole seda 3D ekraani, kust jookseks info, et kallis Kristel, et sul on praegu B-vitamiini vähe, selle näiteks B12 või B6 vitamiini, et ole hea, nüüd söö seda. Et keha viis anda märku sellest, et millestki on puudu, üks asi ongi isu. Nüüd, tulles korra selle lihaste teema juurde, on väga suur vahe ikkagi, kui palju me liigume. Et ülekaalus füüsiliselt aktiivne mees võib olla oma terviseparameetritelt peaaegu et normis. Seda näen ka arstina väga-väga sageli. Kui ta on ikkagi liikuv, tegus, võib-olla on vaja toidulaud natuke üle vaadata, ei pruugi olla need tervisenäitajad sugugi väga kehvad ja tema testosterooni väärtus sugugi madal. Samamoodi normkaalus inaktiivne või siis ka rangel dieedil ja see ei ole üldse enam haruldane, kui tänapäeva mehed peavad väga erilisi, väga rangeid dieete, millega nad siis ühel või teisel hetkel jõuavad arstide vaatevälja, õigemini nende kehvade tagajärgedega, siis nende tervisepilt võib olla väga kehv ja samuti võib neil olla väga madal testosterooni tase. Et ei ole sugugi haruldane, kui tuleb mees vastuvõtule, ütleb, ma teen ju 5 korda nädalas trenni, mõni päev 2 korda, mis te ütlete, et mul on testosterooni tase madal? Et siin peab olema muu põhjus, see ei ole trenn, see kindlasti ei ole see 5 korda nädalas trenni. Et tehke kindlaks, miks mu testosterooni tase on madal. Et jah, kõik mõõdukus on see võtmesõna. Nii et siin võib olla selline väike jällegi tõuge selle poole, et liikuge. Liikuge ja kasutage erinevaid viise liikumiseks. Nüüd, tulles korra veel testosterooni juurde, siis testosteroon on tsükliline hormoon. Päeva erinevates osades on tema tase erinev.
ja kõige kõrgem on ta varahommikul ja hea uni, siin on täna unest mitu korda räägitud, see teema on mitu korda üles kerkinud, hea uni on teie hea testosterooni tagaja. Ja ei ole ükskõik, et kas te lähete magama kell 3 öösel ja tõusete kell 12 päeval, mis oleks ju täitsa pikkune aeg, või te lähete magama kell 11 õhtu ja magate kell 7, sest et meie unesüklid sõltuvad väga palju ikkagi sellest pimeduse ja valguse tsüklitest. Ja nihutades neid omavoliliselt, ei nihku sellega vastupidi, meie keha hormoonide tootmine. Pigem tekib selline sisemine segadus. Et te kõik teate ju, tehes kontinentide vahelisi lende, et kui raske on tegelikult kohaneda, mõnel veel eriti raske, mõnel natuke kergem. Aga me millegipärast arvame, et meie keha peaks kohanema kõigi meie katsetustega. Nii et hea uni ja soovitavalt vähemalt südaööst kuni hommikul kella 7 on mehed teie testosteroonile igati teretulnud. Ja tänapäeva selline segane tööaeg, ikkagi väga paljudel on öötöö. Need samad hingelised, vaimsed või mis iganes muud probleemid siin toodi välja, eks ju ärevust meestel, et see skaala nagu oli kõrgem võrreldes naistega, toob kaasa unepuudust, et me oleme aastaid küsinud kliinikumis küsimusi une kohta. Ja see pilt ei ole väga hea, et uneprobleeme erineval kujul on väga sageli. Ja uneapnoe on üks ka põhjuseid, mis võib tuua kaasa testosterooni languse, ehk mõõtke mehed oma kaela ümbermõõdud ära, et Eesti unesoovitustes on see 43 sentimeetrit, üle mille ei tohiks minna. Unearsti terve sõõru ütles, et tegelikult isegi üle 41 ei peaks olema see kaela ümbermõõt. Et siis lihtsalt see magades survestab neid hingamise elundeid rohkem. Ja kellel on, siin oli juttu just ninadest, eks ju, et öösel ka see hapniku juurdevool on ülioluline testosterooni tekkeks. Kellel on nina hingamisega probleeme, käige ära kõrvanina kurguarsti juures, tehke asjad korda. Et teie endi seas oli kunagi suurepärane doktor, aga loodetavasti on neid teisegi, kes aitavad sellistel juhtudel. Ja korra veel geenidega, et vanasti siin olime me loodud selleks, et salvestada. Vähemalt see on üks teooria geeniteooriatest. Selle tõi välja siis geneetik James Neal 60ndate alguses, et inimese põhiloomus on salvestada energiat, sest et toidu küllust on olnud ikkagi maru vähe aega. Enamus ajast on olnud toitu puudu, aga selle nii-öelda salvestamisgeenidega oleme siis tänaseks jõudnud sinna, kus me oleme. Et on vaja hakata jälle kulutama. Seesama spiraal, mida te nägite, mis lõppes rattaga. Ehk siis kogu see eelnev jutt kokku võtta, kui ikkagi see vöö paisub, liikumist ei ole, siis kas see testosterooni langus on nüüd nii järsk, nagu siia tõmmatud sai, aga testosterooni tase langeb. Et nüüd ma näitan natukene sellist teaduspoole pealt, et kui palju sellel siis sellist tõestuspõhisust on. Nii-öelda ajalises plaanis elukaare mõttes võiks see testosterooni tase püsida kõige kõrgem on ta siis seal 20-ndatel ja peale siis kuskil 30-ndate lõpus, 40-ndate alguses, tasapisi natukese haavalt võib ta langeda. Kuna inimene hakkab kaotama siis lihaseid, nii mehed kui naised, eriti kui ta ei liigu, muutub üldine ainevahetus organismis ja me saame neid protsesse kontrollida ise, täpselt sellega, kui palju me liigume, mida me sööme.
et see langus võib olla suhteliselt lame. Te ise olete ka selle peremees, milline see teie languse kõver on. Aga kui ta hakkab 40-ndatest natukene vähenema, ei juhtu midagi. Aga mida meie näeme? Me näeme ikkagi, et juba väga noortel meestel see testosterooni tase kipub, et käis siin mõned aastad tagasi vastuvõtul ja nüüd, et see vahe on ikkagi väga kiiresti muutunud. Jah, haigused võivad seda mõjutada, aga kohe kindlasti ülekaal. Ja korra veel, et tõepoolest, kui mingil põhjusel mehe organismis ei toodeta piisavalt testosterooni, on see mingist haigusest tingitud, mingist munanditraumast veel, munandi haigustumisest, siis testosterooni enda vähesus loomulikult soodustab ka selle ülekaalu teket. Teinekord on vaja kasutada ka asendusteraapiat, aga see on juba siis ka selline põhjalik läbiarutlemine mitmete kolleegide vahel, kui tõepoolest osutub vajalikuks ka selle testosterooni asendusteraapia tegemine. Aga jah, siin on näha, et kui see testosteroon on üle 12 ja kui ta siis on alla 8, ehk see 12 oli siis ütleme laias laastus see normipiir. Et kuidas kehakaaluga ikkagi järjest, kui kehamassi indeks on üle 30, siis on kuskil 42-3% mehi, kellel see testosteroon on veel normis, tähendab, on alla 12 ja kui aga ta jääb sinna 8-12 vahele, selline hall tsoon, aga kui see kehamassi indeks on juba üle 35, siis on üle 60% tegelikult mehi, kellel on alla 12 ja neist siis 20% on ta alla 8. Seda võin praktikuna öelda, et tõesti see ka nii on. Et nüüd üks slaid minu enda uuringust vöö ümbermõõdu näitel täpselt samamoodi. Siin on noored Eesti mehed, ma korra veel selle uuringu juurde tulen tagasi, noored Eesti mehed, keskmine vanus 32 aastat ja siin on selgelt näha, et need, kellel on testosteroon madalam kui see ühikus 10 nanomooli liitris, nii kui vöö ümbermõõt suureneb, nii see sinine ala ka suureneb, et kui see vöö ümbermõõt on üle 102, siis ikkagi 25% meestest on see testosterooni väärtus piisavalt madal. Võttes sellest seksuaaltervise kokku sellisesse ühte skeemi, et ma ise niimoodi õpetades väga armastan igasuguseid skeeme, siis ma püüan neid niimoodi erinevates loengutes kasutada. Kogu selle rasvumise ja seksuaaltervise alusena võibki ikkagi vaadata geneetilist baasi. Et normaalselt enamus inimesi on saanud sellise geenikomplekti, kus see kaal ei peaks olema väga kõrge ja on tagatud viljakusvõime. Loomulikult, nagu ma ütlesin, teatud juhtudel võib minna koheselt antud valdkonnas natukene halvemini, võib olla juba väga varakult kaalutõusu ja teatud geneetilised haigused võivad määrata selle, et inimene tõepoolest ei ole viljakusvõimeline. Aga need lood ei ole ju igapäevased lood, isegi mitte iganädalased lood. Nüüd, kui siis mees rasvub, siis tasapisi kujunevad välja muutused suguhormoonide tootmises. Aga kogu seda mehe toimimist juhib aju. Aju annab signaalid munanditele. Munandid siis toodavad testosterooni, tagavad selle, et spermatogenees toimiks. Ja ühel hetkel, kui see rasvumine on piisavalt kaua kestnud, hakatakse mõjutama
aju neid keskusi, mis kontrollivad seda mehe toimimist. Kujuneb välja siis hüpogonadism koos testosterooni langusega. Ja seda süvendab nüüd veel see, et kui see ülekaal või rasvumine on piisavalt suur, kaasnevad sellega erinevad üldtervise kahjud, vererõhu tõus, diabeet kõige sagedasemini ja seesama mainitud uneapnoe, mis omakorda veel mõjutavad testosterooni taset. Ja sealt edasi hakkavad mõjutama siis juba ka seda munandite tasandil spermatogeneesi. Nüüd üks teema, millest täna veel räägitud ei ole, mis on ka selline võib-olla natukene delikaatne teema, on erektsioonihäired ja kogu selle pildi üks komponente on erektsioonihäired. Jääb mulje sageli, et erektsioonihäired on midagi, millega pöördutakse arsti juurde 50-ndates ja veel vanemas eas. See ei ole nii. Võib-olla hea kolleeg Poolamets pärast räägib, et minu tunne, mul on nüüd 10 aastat täis meestekliinikus, on küll, et noorte meeste osakaal on tõusnud. Võib-olla nad pöörduvad rohkem, ma ei tea. Aga kuidagi tullakse järjest enam. Ja üks põhjuseid on ülekaal ja vähene liikumine. Aga kui nüüd on kogu see komplekt juba olemas ja sinna lisanduvad veel erektsioonihäired, siis veelgi viljakusvõime ja soov ka vahekorda võib-olla astuda väheneb. Et siin eelmisel aastal välja tulnud Eesti meeste uuringust selgus, et ligikaudu 10% meestel on siis olnud elus perioode, mil nad on soovinud last, kuid see pole õnnestunud, et me loeme viljatuseks perioodi 1 aasta, kui on oldud nii-öelda regulaarselt koos vahekorras ja ei ole toimunud siis nii-öelda rasestumist. Ja sellised 35-44-aastased mehed on kogenud kõige enam neid perioode, aga vastuvõtule pöörduvad ka palju-palju nooremad. Ja seega rasvumine, eriti see vööpiirkonna rasvumine, on seotud meeste viljakusparameetrite langusega. 2 sõnaga erektsioonihäirest. Nüüd erektsioonihäire võib olla väga oluline häirekell. Tavaliselt, meesterahvas tuleb vastuvõtule, võib-olla selline delikaatne, natuke ebamäärane teema, siis alati ma olen julgustanud, et olge õnnelikud mehed, et teil on selline häirekell olemas. Ma saan aru, et see kõlab natukene nagu mõnitavalt võib-olla. Aga ma usun, et vähemalt osa auditooriumist on lugenud Pipi raamatut. Vähemalt minuealised. Ja mida Pipi tegi, kui tuli lastekodus, juhataja tuli talle järgi. Ütles, et lapse koht on lastekodus ja et sina ei suuda iseenda järgi vaadata. Pipi ütles, et suudan küll, et ma lähen õhtu voodisse. Kui ma kohe magama ei jää, siis ma ütlen ükskord lahkelt, Pipi jää magama. Teinekord ütlen ma kurja häälega, Pipi jää magama ja 3. kord ma tutistan ennast või andis ta laksu, ma täpselt ei mäleta. Nüüd võt selle sama asjaga on samamoodi. Erektsioonihäire on väga tihti märk mehele sellest, et võta midagi ette. Midagi on tulemas, pööra endale tähelepanu, pööra enda sisse see tähelepanu. Ja eriti noorematel meestel võib ta olla riski anda väga varakult teada sellest, et sa peaks oma südametervisele tähelepanu pöörama. Miks ma võtsin sellise vana slaidi? Oleks võinud võtta veel paar aastat noorema slaidi. Et tegelikult väga ammu on räägitud sellest, et erektsioonihäire hoiatab mehi lähenevast infarktist.
või vähemalt võib olla üks see faktor. Loomulikult mitte alati, seal on muid faktoreid ka. Et kohe ei peaks võib-olla 20-aastane mees, kui natuke on probleeme mõtlema, et issand jumal, mul on paari aasta pärast infarkt. Aga kui ma olen juba 30ndate keskel, kaalukest on üle, liigun vähe, suitsu ka armastan, napsu võib-olla teen ka natuke rohkem või vähemalt mõned neist faktoritest, siis võib-olla tasuks pidada nõu. Ja siin jõuame jällegi füüsilise aktiivsuse juurde. 1000 kilokalorit nädalas vähendab erektsioonihäirete riski. Palju kulutasite kõndides tund aega, mis teile öeldi, 200 kilokalorit, no ütleme väga hästi 300. Ehk siis 5 tundi nädalas liikumist. Ja te olete liikunud selle probleemi eest vähemalt osaliselt ära. Teine kehv asi on see, et kui nüüd lisandub juba kõrgvererõhu tõvi, siis see süvendab seda riski, erektsioonihäirete riski, et hoidke ka oma vererõhk kontrolli all. Sageli, mida ma arstina kuulen, on see, et ei, aga ma ju ei tunne midagi. Miks te tahate mulle ravimit kirjutada? Sageli ei tunnegi. Ja esimene tunne võib olla esimene insult või infarkt. Et sealt tuleb teinekord võib-olla ka sellised hoiakud arstide suhtes, et kujuta ette, ta tahtis mulle mingit tabletti kirjutada, et ma ju tunnen ennast nii hästi. Jah, väga paljud haiguste esimene sümptom ongi suur krahh ja teil meestel on olemas häirekell. Et kuulake seda ja mis siis see füüsiline koormus teiega teeb? Ta tõstab lämmastikoksiidi tootmist, aga see on ühend, mis tagab piisava siis veresoonte nii-öelda laienemise ja suurendab nii-öelda verevoolu. Ja seesama liikumine parandab ka teiste mehhanismide läbi verevoolu. Mehe suguorganid töötavad pumbafunktsioonil. Mul on mõned patsiendid kunagi olnud, kes on kas siis torumehed või on siis tehnikainimesed. Kui ütled pump, ahah, selge. Kohe on selge, kuidas asjad käivad. Ahah, kuidas sa pumpa puhastad või tööle paned, et pane ennast samamoodi tööle. Nii et hoolige endast ka selles valdkonnas ja liikuge. Aga mida siis annab teha? Et nüüd me jõuame siis selle toidu poole peale. Jah, parasjagu ilusti on meil siin aega. Mulle ei meeldi rääkida tervislikust toidust. Ei ole olemas tervislikku toitu, on olemas vajadused. Minu vajadused ei ole samad kui teie vajadused. Nad võivad olla sarnased, aga ei pruugi ühegi inimese vajadus siin saalis päris 100% kattuda. Nii et ei ole olemas häid ega halbu toidu ega toitained, on vajadused. Ja need vajadused sõltuvad loomulikult meie soost, pikkusest, kehakaalust, ka keskkonnast, kus me elame, palju me liigume. Ja iga toidu, need samad üksikkomponendid on oma toimetest sõltuvad siis tervikust. Teistest toiduainetest, organismi seisundist, keskkonnast, kõik mängib rolli. Meie toitumine ei peaks olema talvel samasugune kui suvel. No ma toon lihtsalt ühe näite. Toit on vaja soojendada kuskil 37 kraadi, selle temperatuurini, mis meil sisekeskkonnas on. Aga kui väljas on selline ilm kui täna ja läheb veel külmemaks, ja kui ma siis olen ainult nii-öelda külma toidu peal, siis ei pruugi see olla kehale sugugi mitte kerge töö. Tonnide viisi, ma nüüd natuke liialdan, aga ütleme sadade grammide viisi näiteks toorsalateid läbi hekseldada. See ei ole sugugi sõnum, et ärge talvel toorest sööge ikka, aga talv tahab sooja, et hoida ja kaitsta seda nii-öelda keha ka termoregulatsiooni. See on nüüd hästi lihtsustatult. Lihtsalt mõelge ka kontekstis, kus te olete.
Me elame riigis, kus on olemas aastaajad. Me ei saa tuua siia päris neid toitumissoovitusi kuskilt Californiast või Indiast. Me elame Eestis. Ja nagu ma ütlesin, et noortel on natuke teistsugused soovitused juba, kui on vanadel. Me peame toetama kasvu, eriti aju. Aju on ülitundlik kuni 20. keskpaigani. Kõik lollused, mis me sinnamaani teeme, tarvitame näiteks alkoholi liiast või narkootilisi aineid või toitu piisavalt targalt, kõik see jätab oma jälje. Nii et kasvamine vajab kaalutletud energiat. Ja peale 50-ndaid langeb kalorite vajadus, nagu ma ütlesin, lihasmass hakkab ka tasapisi seal kuskil 40-ndatel alla minema, kui me tema eest ei hoolitse. Nii et siis me peame takistama kulumist. Et need samad räägitud valgud on selles kontekstis hästi-hästi olulised. Siin ma tõin välja vana toidupüramiidi, kohe näitan ka uut toidupüramiidi pilti, sest Eestis on just hiljuti, nüüd tulid just ka trükist Eesti uued toitumissoovitused, aga mul on täitsa oma plaan, miks ma seda vanal kujul näitan. Et me peaks segatoidulistena sööma midagi igast toidugrupist, iga päev. Teraviljadest, köögiviljadest, puuviljadest, see ei ole üks grupp, köögiviljad, puuviljad on eraldi grupp. Piimatooted, lihakana, kala, lisatavad toidurasvad, siia kuuluvad ka pähklid, seemned ja ei pea välistama ka natuke meelehead. Ja liikuma ja tarbima vett. Aga milline on Eesti mehe toidupüramiid? Ma ei tee nalja. Kusjuures. Ma julgen öelda, et ma olen tänaseks läbi lugenud ligemale 20, kui mitte rohkem 20 000 Eesti mehe toidupäevikut. No natukene olen liialdanud. Aga niimoodi tema tuleb. Ja räägin ka kohe neist asjadest. Ma väga palju ei peatu nendel teemadel, ma tahaks rääkida alkoholist ja muidu jookseb aeg kokku, aga sööge regulaarselt. Igas päevas olgu vähemalt 200-300 grammi köögivilju. Kuskil 200-300 grammi puuvilju, marju ka. Valige targalt oma toiduaineid. Juba ka Port ütles teile, et ärge laske ennast ainult siltidel eksitada. Sööge võimalikult vähetöödeldud ja algsest vormist ümber muudetud toitu, ehk viiner ei meenuta millegiga siga, see on see algne vorm. Kui te viiksite ürginimesele viineri näha ja ütleksite, mis loom see on, siis ta ei saaks teist aru. Liikuge, sest liikumine ja hea uni muudab ka neid söömis nii-öelda isusid. Ja jõuame alkoholi juurde, et ma tahan selle alkoholi teema teiega veel läbi rääkida, siis tõmbame otsad kokku. Alkohol jälle ei saa öelda hea või halb, aga me oleme pannud paika mingid soovituslikud piirid, et peaks olema 3 täielikult alkoholivaba päeva. Mehed ei tohiks juua üle 4, mina ise ütleks üle 2 ja naised üle 2, mina ütleks üle 1 alkoholiühiku päevas. Ja neid koguseid ei tohiks nagu ühele päevale kantida. Mis on alkoholiühik, on siit näha, see on 10 grammi puhast etanoli, ehk siis laias laastus, kuna korporandid mõistavad mõistet õlu, siis pudel õlu, pool liitrit, on kuskil 2 ühikut. Nii, see on korporantidele mõistetav. Aga mis on õlles siis peale selle, et on energiarikas, üldse alkohol on energiarikas, 1 gramm annab päris palju. Mis on veel, eriti õlles, eriti humal sisaldab fütoöstrogeene, naishormoonide sarnaseid ühendeid ja see omakorda võib teatud meestel mõjutada hormoontasakaalu. Samamoodi nagu kõik inimesed ei ole tundlikud soolale või kohvile oma vererõhuga, samamoodi ei ole kõik mehed ühtemoodi tundlikud nendele fütoöstrogeenidele, aga
mõningatel juhtudel tuleb see väga ilusti välja, ka analüüsides. Nii et kui ma teinekord tahan nalja visata, siis ütlen, et mehed tasakaalustavad naise puudust organismis tarbides liigselt õlu. Võib-olla peaks nagu suhetele rohkem rõhku panema. Ja ei, no see on ka põhiküsimus, et need vitamiinid, mis sealt saavad. Ja võib-olla veel soovitusi teie õllelaua jaoks, et meil on olemas ka antiöstrogeensete toimetega ained nagu kapsad, naeris, redis, tsitrusviljad. Saate kõike neid õllelauale juurde lisada, et siis on nagu balanssi või. Et võtke seda nüüd nii-öelda kerge huumoriga. Ma hüppan siit üle nüüd aja mõttes, aga ma tahan kindlasti näidata seda oma uuringu osa. Siin on 2000 mehe andmed, kes on pöördunud meile viljatuse nõustamisele ja need samad rasedate naiste mehed. Ja et te tõesti näeksite, need on noored mehed, keskmine vanus 32. Et te tõesti näeksite, kuidas alkohol mõjutab kehakaalu ja tervist. Siis on näha mõlemas grupis kaalutõus ja seesama 16 ühikut nädalas üle selle tarbib peaaegu viiendik mehi. Iga 5 tarbib üle selle soovitusliku piiri. No ütleme iga 5,5. Nii, nüüd peale selle, et kehakaal ja rasvaprotsent tõusevad ja tõusevad juba ka mõõduka tarbimise korral kohati üle soovituslike väärtuste, tõuseb vererõhk. Selles viljatute meeste grupis olid väga paljudel ravimid juba peal. Aga kui me rääkisime, erektsioonihäiretest, rääkisime vererõhust. Ja tõusevad ka maksanäitajad ehk maks, mis on meie keha oluline keemialabor, saab oma mahvi. Ja tõuseb vere üldine rasvade sisaldus. Nii et tõepoolest alkohol mõjutab nii kehakaalu kui ka seeläbi üldtervist. Ja juba väga varakult. 16 ühikut teeb siis, nagu ma ütlesin, 1,5 liitrine pudel on 2 ühikut, on 8 pudelit õlu nädalas. Liikumisest Mart Port rääkis, see 150 minutit keskmise intensiivsusega on praegune liikumissoovitus. Meie oma meestekliiniku tiimiga oleme siia lisanud veel vähemalt 2 korda 20 minutit lihastreeningut. See on kõik kättesaadav praegustes uutes toitumise liikumissoovitustes ja kohe on tulemas ka meestekliiniku tervisesoovitused. Ja veel võib-olla kohal olevatele naistele ka natuke lohutuseks, tulles tagasi, tõmmates otsad kokku, et testosteroon loob teid mehi. Mis veel testosteroon annab teile, on see, et te unustate küllalt kiiresti. Et siin on saate järgi lugeda, ma sellepärast tõin välja, siin oli 6 aasta tagune Tiina Jõgeda artikkel ja kes tahab, saavad ka lugeda raamatut, miks mehed ei mäleta ja naised ei unusta, väga tore lugemine. Aga just testosterooni kontekstis tõin selle välja, et loodus on andnud teile kiire unustamisvõime ka läbi selle testosterooni just, et ikka uuesti minna ja uuesti otsida oma teed ja oma saavutusi. Ja naistel seda ei ole, aga siin on kirjas, et on üks viis, kuidas mehed suudavad naiste mõrvarlikku mäletamisvõimet, meie mäletamisvõime tuleneb meie hormoonidest, nõrgestada, see on seks. Nii et te saate aidata meil unustada mingeid asju. Ja siin mõned aastad tagasi oli väga laialt vaadatud, loetud raamat Film Söö
palveta armasta, mina olen selle ümber sõnastanud söö, hinga ja armasta. Selles mõttes, et me ei saa hoiduda stressist, aga me saame muuta oma eluviisi, oma suhtumisi. Kui ma alustasin sellest ringist ja olid toodud need armastamise komponendid, siis teile kõigile tahaks öelda, et aktsepteerige kõigepealt ennast. Muutused algavad aktsepteerimisest. Aktsepteerige iseennast, oma keha, sellised nagu te olete. Sööge nii, et teie keha vajadused oleks täidetud. Hingake. Me sageli ei hinga. Kõik on kinni ja halb hingamine halvendab ka keha verevarustust. Ja armastage oma keha ja pidage lugu tema vajadustest. Ja lõpetuseks minu lemmikfilosoofi ütlus. Looduses peab valitsema tasakaal. Tervitustega Samal Habe. Tema oli ka mees, nii et võtke kuulda. Aitäh teile! Oi, mul on kingitus! Mul läks meelest ära, mul on Sakalale kingitus. Kas Sakala on sel aastal olnud hea laps? Jaa. Parem kui kunagi varem. Parem kui kunagi varem. Mina kingin siis Sakala konvendile 2 püksirihma. Ühe saadate Tartusse, teine jääb Tallinnasse. Võib-olla ennem õllelauda tulekut saate väikse mõõdu teha. Eks te teate neid oma väljendeid, mida te seal kasutate sisse peale ja muudeks käsklusteks. Et võib-olla samamoodi, et kellel see ikkagi kinni ei lähe, saab ühe käskluse. Mitte õlle koha pealt, aga või muu koha pealt. Nii et ilusat advendiaega teile kõigile ja palju rõõmu. Aitäh, Kristel! Meie poolt ka väike raamat. Aitäh! Ja suur tänu selle väga põneva ettekande eest. Loodan, et nii mõnigi mees sai endale siit 11-3 kõrva taha panna ning järgmise õllelaua eel siis saame vaadata, kes laua taha saavad või kes peab minema välja ümber maja jooksma. Nii, aga päev on olnud tihe, on olnud pikk, üks ja mitte üldse vähem põnevam voor on veel ees. Enne seda väike kohvi ja väike küpsisel ning proovime siis, seal saab muidugi igaüks valida. On ka olemas puuviljataldrik, nii et ärge küpsisid diskrimineeriga. 4 ühikut mahusat meelehead päevas on igati teretulnud. Üks ühik, mis seal oli? Küpsised või? Tikutopsi suurune kogus on üks ühik. Et tuleb tasakaalustada. 4 küpsist. Tuleb tasakaalustada seda vaimset rõõmu ja füüsilist heaolu. 15 minutit pausi ning siis jätkame viimase plokiga.